Gert Kamps, halliturniiri esimene mäng selja taga, selline väga-väga rabe algus, teine poolaeg juba päris korralik mängupilt ja lõpuks 2-1 võit. No eks need esimesed mängud ongi sellised, kus nagu õpitakse rohkem meeskonda ja teineteist tundma, et jah, et esimene poolaeg võib-olla ei olnud nagu selline kõige parem, aga lõppkokkuvõttes see nagu viib meid edasi, kui me mängime koos ja õpime teineteist tundma, et teine poolaeg juba tunduvalt parem ja 2 väravat ja Millise sõnumiga treener üldse mängima saatis, et on ju selge, et tänasel päeval siin jaanuari alguses need tulemused absoluutselt mitte midagi ei loe? Treener ütles, et me peaks nautima seda mängu ja tõsi ka see on, et kui sa oled väljakule, siis sa pead nautima ja andma endast kõik. Tänasel päeval kindlasti väga oluline ka, et keegi vigastada ei saanud, et selles mõttes, et õnneks vist kõik jäid terveks. Jah, kõik jäid terveks, aga jalgpallis sa ei tea kunagi, et selliseid asju ikka juhtub, aga tui, kõik on terved ja homme jätkame treeningutega. Täna siin sisehallis täis maja, et mida sa ütled nendele fännidele, kes kindlasti tulevad siia halli vaatama ja loodavad, et Flora igal juhul need mängud peaks võitma, et need mängud tegelikult ei ole veel olulised? No eks fännidel on kõik mängud olulised, et ma loodan, et nad käivad siin ka edaspidi ja elavad meile kaasa, et see on meeskonnale väga tähtis ja meeskond kindlasti tänab neid selle kaaselamise eest. Ира, спасибо за победу. Короткие комментарии. Спасибо, но вся команда играла, и это в первую очередь командная победа. Второй тайм мы вышли, знали, что 1-0 проигрываем, собрались, компактно двигались, все было прекрасно. Спасибо команде. В конце уже было видно, что мужики играли с удовольствием. Как ты себе чувствовал на площади? Ну, конечно, ты забивал, но какие эмоции были? Ну, положительные, мы потихоньку вливаемся в сезон. Вот, недавно собрались, вот, вроде физически все хорошо двигаются. Так что потихонечку вливаемся в сезон. Настроение в команду нормально? Хорошее, у нас немножко обновился состав. Ну ничего, потихонечку притираемся и думаю, все будет хорошо. Norbert, halliturniiri esimene mäng selja taga on natuke rahulikum tunne ka, et mehed kõik terveks said. Ja see on kõige tähtsam ja, et me tegime poolel ka nagu julgelt vahetusi ehk et vahetasime kõik mängid ära peale Kamsi ja Väravahi, nii et hea meil on ja, et kõik said just lõpuni mängida. Sellised mängud, pealtvaatajad, fännid tahavad kohe, et Flora mängiks ilusti. Loomulikult sellises faasis ei ole see võimalik. No selles mõttes võimalik on, ütleme, et teise poole koosses, kes oli kokku mänginud, siis ju tegelikult mäng sujus ja tulid ka väravad, et aga selge on see, et me nagu ise seda ei taotle, ehk et teisel poolaeg me tahtsime näha, mida uued mehed väljakul koos teevad, millised on nende ideed, ilma et me oleks neile väga ideid üldse andnud ja pigem on jah väga palju sellist veel teenise tundmaõppimist. Mis faasis need treeningud praegu üldse on, et millele hetkel treenides kõige rohkem rõhku pööratakse? No ikkagi selles mõttes üldine foon on niisugune füüsiline ettevalmistus, et praegu on küll veel aroobsemat laadi treeningud, aga oli siin halliturniir ju see aastaputurniir vahele, kus nõudis natuke intensiivsemat tööd ja praegu valmistame mehi ette suuremateks koormusteks, nii et taktika selline põhirõhk hakkab tulema ikkagi alles hiljem.